Hei, taas kord on kohvipausi aeg. Kuidas teil läinud on? Kus te meid vaatate? Jätke kommentaarides märge maha, sest päris hea on niimoodi vaadata, kus kandis te vaatate meid ja kuidas teil vahepeal läinud on. Mina olen Õnnela ja jätkuvalt tegeleme ikkagi paindlikkuse loomisega läbi virtuaalassistendi ameti ning avardame ettevõtjate silmaringi, kuidas assistentidega koostööd teha. Ja eelmisel nädalal ma rääkisin üldse, et kes on see virtuaalne assistent ja miks võiks ettevõtja temaga koostööd teha. Siis ma mõtlesin, et jätkaks seda teemat natukene ning arutleks siin natukene teemal delegeerimise hirm. Et miks ei taheta ikkagi seda vastutust ära anda või ei taheta delegeerida. Ja ma järjekordselt julgen öelda, et ma loodan, et ma pole ainukene, kes on kogu aeg arvanud, et mina teen kõike paremini. Ma olen selles oluliselt paremaks muutunud, sest ma ikkagi nüüd juba delegeerin, aga on olnud aegu, kus ma olen mõelnud, et keegi ei tee paremini kui mina. Või et kui ma annan selle töö ära, siis ma pean ikkagi hiljem hakkama üle kontrollima ja see oleks justkui lisatöö ehk et ma teen parem ise ära. Ja selle tulemusena juhtub tegelikult see, et me oleme ühel hetkel olukorras, kus töö aina kuhjub ja tegelikult edasiminekut üldsegi ei toimu. Ja miks siis on see hirm? Tegelikult on hirm kontrolli kaotamise eest üks põhjustest, miks ei taheta delegeerida. Et ma päriselt loovutan kontrolli. Alguses me teeme kõike ise, sest me tunneme enda äri kõige paremini. Aga kui töömaht kasvab, siis ühel hetkel lihtsalt saab kõike liiga palju ja ettevõte enam ei kasva, sa muutud närviliseks, sa oled läbi põlenud, sinu perekond on juba nukker, et sind ei ole. Ja loomulikult lisaks kontrolli kaotamisele ongi see täpselt seesama koht, et keegi teine ei tee ju nii hästi, kui mina teen. Või kardetakse, et klient ehk siis klient ei saa samaväärset teenust, kui klient ise teenindaks. Aga tegelikult kõik see hirm on seotud enamjaolt ikkagi sellega, et ei ole veel tekkinud usaldust. Meil ei ole tekkinud usaldust koostööpartneri osas ja tegelikult võib-olla ei olegi asi selles, et keegi teeks halvemini kui sina, aga lihtsalt see usaldamise koht, et okei, ma proovin, ma annan selle võimaluse, ma usaldan, ma annan selle vastutuse. Ja lõpuks, kui sa ikkagi otsustad, et ma ei jaga, ma ei delegeeri, siis juhtubki see, et sa oled oma ettevõtte pudelikael, su ettevõte ei kasva. Ja kui kõik peabki käima läbi sinu, ehk sa pead olema see vahekontrolllüli, siis samamoodi ei jõua asjad edasi. Näiteks, kui sa mõtledki selle peale, et ma ei saa kellele midagi anda, sest keegi teine ei tee nii hästi kui mina, siis vaata korraks oma kalendrile ja ajakasutusele otsa. Kui pikad on su tööpäevad? Millele need kuluvad? Mis on need sisud? Mis on need tegevused, mis sa teed? Ja mõtle päris ausalt, kas sa pead neid ise tegema. Kui sa ei julge või kui sul ongi hirm delegeerimise eest, alusta väikse sammuga. Ma olen näinud kliente, kes annavadki väikesed osad alguses üle ja kui see usaldus ja koostöö hakkab toimima, siis antakse järjest rohkem juurde. Mul on täna klient, kes ütleb, et ma ei tea, kuidas ma ilma sinuta hakkama saan. Et ma olen nii harjunud sellega, et sa oled mul kohe olemas, ma kirjutan Messengeri, ma teen voice'i, et kui mul mingigi küsimus tekib, ma kohe pöördun sinu poole. Ja ma ütlen ausalt, meil ei ole selline koostöö, kus meil oleks väga suured mahud. Meil on pigem väiksed mahud ja ometi on kliendil tekkinud tunne, et ma olen talle ikkagi väga-väga suureks abiks. Ja
seesama väike samm ongi see oluline koht ja juba koostöös assistent ise võib-olla oskab märgata neid kohti, mida võiks veel üle anda. Ja kui sa teed selle väikse sammu ära, siis usu mind, tuleb niisugune kergendus ikkagi, sest et sa oled iseenda mugavustsooni laiendanud. Ja ega delegeerimine ei tähenda ju seda, et sa kontrolli kaotad. Pigem ongi see, et sa paned paika selged kokkulepped, sa jagad vastutust ja vastutuse jagamise all ma mõtlen seda, et kui sa oled andnud vastutuse ära, siis ära mine kogu aeg kontrollima, usalda. Mingis ulatuses kontroll, eriti alguses, on täiesti okei. Kas või vaheetapid, koosolekud, kus selgitatakse välja, mis seisus parasjagu keegi on, kus meil asjad on, kas on kellelgi mingit abi vaja. Aga lõppkokkuvõttes ikkagi, kui sul on paigas juhised, kui suhtlus toimib ideaalselt, siis sa ei pea igat sammu kontrollima. Ja see annabki sellise kindlustunde ja loob ajapikku ikkagi usalduse nii sinul kui ka assistendil. Ehk siis assistent tunneb, et ma päriselt saangi seda töölõiku teha. Mind usaldatakse, mind ei piirata kontrolliga väga palju. Ja see on see väga hea koht, kus olla, et usaldus on saabunud koostöösse. Ja Ivar Raav on oma raamatus Juhtimise jalajälg öelnud, et juhi ülesanne on vastata küsimustele, kes ja miks, aga mitte kuidas. Ja see ongi see, et sina otsustad, kes mingite ülesannetega tegeleb. Sina otsustad, miks nende ülesannetega on vaja tegeleda, aga kuidas päriselt need tehtud saab, võib juba täiesti vabalt assistent ise välja mõelda. See ongi see usalduse koht. Et see ei ole ainult ka töö äraandmine, vaid sa võtad endale rohkem seda vaba aega, sa vabastad oma mõtlemise ruumi. Sa ei pea mõtlema, kuidas mingeid asju teha. Sa räägid assistendile, et selline mõte on, me võiks teha, proovime, kuidas saab teha. Assistent hakkab ka edasi mõtlema ja ta leiab sulle need lahendused, ta tuleb mingisuguste pakkumistega välja. Ehk et ja sealt saab jälle edasi liikuda. Ja ma ütlengi seda, et delegeerimine tegelikult ei ole mingi nõrkuse märk. Delegeerimine on ikkagi märk sellest, et sa päriselt tahad kasvada ja sa päriselt tahad oma aega oluliselt paremini kasutada. Ja ma juba eelmisel korral ka ikkagi ütlesin, et mõtle see üks ülesanne välja. Kui sa seda siiamaani teinud ei ole, siis mõtle, mis on see üks ülesanne, mida sa hoiad enda käest just ainult sellepärast, et nii on kõige kindlam ja mina teen kõige paremini. Et võib-olla tasuks see ülesanne nüüd anda ikkagi kellegi teise hoolde. Et kõik ei pea üksi tegema, kõik ei saagi üksi teha. Sa pead andma endale ikkagi siia aiu ka ruumi, genereerida uusi ideid ja mõtteid, kuidas oma ettevõtet arendada. Ja sa ei alustanud ettevõtlusega selleks, et olla rakkes 24/7. Ma tean seda ütlust, et ettevõtjana me oleme rakkes 24/7, aga see on valikute küsimus. Kui sa annad osa tööst ära, siis sa ei ole 24/7. Sa ise otsustad, millal sa teed, kui palju sa teed, sest sa tead, et sul on olemas tagala, et kõik asjad toimivad ka siis, kui sind ei ole koha peal. Ja jällegi, et mine assistendikooli ettevõtjatele lehele ja vaata korraks seda assistendi andmebaasi, scrolli seal ringi, vaata, mida pakutakse ja alusta seda koostööd. Ja kui sa näed, et seal ei ole võib-olla midagi sellist, mis sind kõnetaks, aga sind inimene kõnetab, võta ühendust. Kõiki asju ei ole võimalik panna sinna teenuste loeteludesse assistentidel kirja. Iga ettevõtja on unikaalne. Igal ettevõtjal on omad asjad, mida saab delegeerida. Ma toon tihti näiteks selle, et meil on assistent, kes tegeleb virtuaaltuuridega. Ma iialgi ei oleks üks asja peale tulnudki, aga tal oli klient, kes neid asju tegi ja näete, koostöö toimis. Nii et ära mõtle kitsalt, ära mõtle, et sul ei ole mingeid asju anda.
pane parem kirja kõik asjad, millega sa tegeled. Küsi endalt, kas ma pean kõigega ise tegelema. Küsi endalt, kas ma olen valmis andma need tööd ära ja usaldama sealjuures. Ja vabamalt siis ka hingata saad. Nii et mõnusat esmaspäeva jätku. Hakka vaikselt pihta väikeste sammudega ja vaata, kuhu see sind välja viib. Tšau!